siin hakkab nüüd see, pannakse see. Termokahaneva kile siis lisamine. Ilmselgelt selle terve projekti kõige toredam osa, sest see nõuab fööni kasutamist. Föön. Ja siis tuleb veel seal selgus, et vaatame, et kas see piisavalt lai. Okei, nüüd hakkab see termovärk pihta. Siin selline pikk kott, mida peab nüüd fööniga ilmselt siis panema. Siis alguses vaatame, et oleks selge pikkus. Siis ma vaatan, et mul oleks mingi sentimeeter või 2 üle selle originaali nii-öelda. Siis ma võtan oma markeri ja tähistan selle koha, kus ma lõikan selle. Siis ma võtan jäärid ja lõikan seda. See on siis esimene osa. Okei. Nüüd vaatame, kas see mahub selle ümber. Võib-olla abi vaja. Sa võid selle kindlasti. Hakkab pihta, okei. Nii, nüüd ma olen selle otsa siit ümber saanud. Ja siis saame hakata seda sisse loistama nii-öelda. Ehk siis... Kui mitu patareid siin oli? 65 või? Seal on vist 65, jah? Ma ei tea. Võib-olla rohkem. 13 korda 5. 5. Vaatame nüüd, et mõlemad poolt oleks suhteliselt võrdne kaugus. Oota. Nii. Vaatame, et siit poolt oleks, siit poolt on 4 sentimeetrit. Siit poolt on ka 4 sentimeetrit, nii et see on perfektne. Okei. Hakkab pihta nüüd, jah? Okei, nüüd tuleb siis kõige parem osa sellest, parimast osast. Ehk siis termokahaneva kile termokahanemine. Siis kasutame fööni, panen siis madalale keskmisele nagu võimsusele ja vaatame, mis... Ma keeran. Jah, võtame.